Tere hommikust kõigile, ma otsustasin alustada teise vlogiga, sellepärast et mul oli liiga palju videomaterjali ja ma pigem teen siis 2 tükki. Täna on siis kolmapäev, mis tähendab seda, et justkui poolitab see meie puhkust. Ja see ei ole normaalne, sellepärast et see tundub, nagu ma oleks just tulnud siia. Ja see on päris masendav kusjuures, aga noh. Eluga tuleb kuidagi edasi minna. Ainult, et esimene nädal Eestis on mul alati hästi depressiivne, sest ma ei taha üldse tulla tagasi. See ongi see teerada, mida ma kogu aeg käin siin. Ma lähen hommikusöögile. Mul põles kusjuures juuksepiir ka ära, nagu see keskmine, nii et ma tegin ta pooleks siit ja lasen siis päiksel sinna oma jälgi ette. Kusjuures tänane ilm on natuke teistsugune. Ütleme niimoodi, et päikest ei ole, on pilved, aga sellegipoolest on soe. Ja ma ei tea, mitu kraadi on, seda võib kindlasti vaadata, aga praegu ma lähen joon oma karamelli jääkohvi. Siin see on. Ühesõnaga, alla 1 tunni on tekkinud see asi, et taas on päike väljas ja taas on reaalselt väga-väga palav. Nii et nii palju siis sellest sombusest ilmast. Me tulime nüüd lõunale. Oli ärikatsi lennu. Pikk päev on selja taga, kell on juba 5:30. Ma ei ole kordagi vloginud vist, ma ei tea, ma ei mäleta. Aga õige vlog hakkab õhtupoole, sellepärast et me lähme ikkagi väga kenasse kohta, The Land of Legendsisse õhtul shoppama ja see on juba koht, mida võib näidata. Mul ei olnud praegu lihtsalt midagi erilist näidata. Oleme siin selle ees, väike sneak peek, aga tõeline ilu on veel ees. Jah, umbes selline see shoppingu tänav ongi. Ma ei tea, miks siin jõuluehted on, aga see main road on ühes teises kohas. Praegu meid toodi siit poolt sisse, tavaliselt me oleme teiselt poolt sisse läinud. Ja nüüd te näete seda, mida ma silmas pidasin. Ja ma ei vloginud mitte midagi tänasest päevast, kell on juba 6 läbi, aga seest on mul väike haul sellest, mida ma siis eile seal shopping centris nii-öelda ostsin. Ütleme niimoodi, et see haul on nagu väga basic, sellepärast et kohe saate aru. Seoses minu elu muutustega on mul vaja musta värvi riideid töö jaoks ja mina ei kanna absoluutselt musta värvi, aga siin on siis tavaline must särk. Ja kõik on ostetud sellises poes nagu LC Waikiki, mis on siis põhimõtteliselt nagu H&M, selline roheline kampsun. Kaameras ta näeb külmroheline välja, tegelikult ta on soeroheline, selline nagu kevade roheline, ütleks. Mulle väga meeldib roheline värv, see on mu lemmikvärv. Siis ma mõtlesin, et peab olema ka selline asi, mida saab riiet alla panna. Ehk siis musta maika, mille üle mul on väga hea meel, mida ma Eestis ei suutnud kuidagi leida, olid mustad püksid, mis istuksid mulle täpselt nii, nagu ma tahan. Aga need olid täiesti perfektsed. Siin on nööp ja kõik näeb väga korrektne välja ja nad on siis ikkagi alt laiad. Vaadake, ema tuli. Vaadake, kui armas ta on. Ma kusjuures postitasin ka ühe selfie enda reisil, olles täpselt selle sama lillega, mida me täna noppisime. Ehk siis minge vaadake üle. Ja viimane asi on siis roheline, ma ei tea, triiksärk. Ta on ilusti nööpidega. Ja selline see haul oligi mitte väga suur, aga see oli täis minu jaoks vajalikke asju. Nii et mina olen igati rahul. Ja tänased õhtuplaanid on siis väga tavalised, mida ma ilmselt vlogima ei hakka. Järgmine kord näeme juba homme, ehk siis reedel. Tere hommikust! Täna on reede, mis tähendab seda, et mul on veel reede ja laupäev, täispäevad 2 tükki siin reisil. Ja pühapäev on selline, et õhtul meid viiakse lennujaama ja meil peaks olema väljalend midagi kella 12 paiku, aga ma ei ole päris kindel. Ja ütleme niimoodi, et see, kuidas ma seda ütlen, siis see depressioon
mis hitib siis, kui sa saad aru, et varsti on vaja ära minna. Noh, see on juba nagu tulemas. Ma ärkasin ja mul oli väga kurb ja ärev olla. Mul on tunne, et minu jaoks on Eesti natuke liiga depressiivse nagu olustikuga üleüldiselt. Et just ilusat ilma on, aga seda on nagu teatud osa aastast. Ülejäänud osa on nagu siuke kurb, masendav ja hall. See ei ole nagu väga minu moodi. Samas võib-olla siin oleks aastaringselt kogu aeg liiga palav, aga kes teab, võib-olla ma suudaks hakkama saada. Ma mõtlengi, et võib-olla kunagi tulevikus võiks kuskil mujal elada natuke aega kas või. Ja ma arvan, et nii kaua, kui ma nagu väga noor veel olen, siis seda võiks ju vabalt proovida ja eladagi kuskil mujal. Sest see on minu arust väga lahe kogemus. Ja ma usun, et võib-olla ma teen seda ära, aga ma ei tea, kuhu ma koliksin. Kas või võib-olla 2 kuud äkki on siis nagu elamine kuskil. Kuu aega on nagu pigem siuke väike vacation, aga 2 kuud on nagu selline ikka elad natukene ka. Et ilmselt see mulle vägagi meeldiks. Aga üksi ma väga ei tahaks, aga samas mul ei ole vist mitte kedagi enda tuttavatest, kellega päriselt minna kaugemale ära. Ma sõin hommikusöögi ära ja ma tulin võtma Türgi teed. Sellepärast, et ma olen muidu kogu aeg siin jääkohvi joonud, aga mul on ärevus või siis ärevus, mis võib ruttu tekkida praegu. Ehk siis ma joon teed. See rahustab vastupidi maha. Praegu on väga soe ja ma võtan veel sooja peale, siis see rahustab ekstra. Ütleme niimoodi, et tõesti on kuidagi kurb. Enne kui ma merre ujuma lähen, pean ma mainima, et kell on 10:14 ja õues on 33 kraadi. Mul on tunne, et täna tuleb üks väga-väga palav päev. Praegu on siis kell saamas 3 ja minul ja minu vanematel tekkis väga harukordne võimalus käia külastada ühte hotelli, kus me veetsime ikka mitu aastat. Iga aasta käisime. Ma olin siis vist 11, kui me alustasime ja viimati käisin seal, kus olin 17. Ja nüüd ma ei ole seal käinud, nüüd juba 2 aastat, eks ju. Ja ühesõnaga me saame käia seal. Meie vanu tuttavaid, kes ikka aastatega sinna tekkisid, enam seal kindlasti ei ole. Aga me teeme väikse nostalgia sõidu. Ja see, et meil üldse see võimalus tekkis, oli ikkagi tänu ühele tuttavale, kes meil siiski on. Niikaua, kui ma hotelli receptioni juurde kõnnin, siis ma tahan rääkida ühe story time'i ka. Ujusime siis ja siis mingi hetk mu isa saab aru, et üks naine, no mingi täiesti teisest riigist, ma isegi ei oska öelda, mis naine, peakattega ja nii edasi, ujub, aga ta ujub niimoodi, et ta tegelikult uppub. Ta nägi minu isa tuli talle vastu, ta uppus samal ajal, hakkas uppuma. Võttis isa käest kinni ja siis ma otsustasin, et ma võtan selle asja nagu üle, et paps võttis ta kinni, aga siis ma nagu juba läksin ise tema juurde, sest noor naine ilmselt tahab ikka pigem noorest naisest kinni hoida, kui minu isast, Ühesõnaga väike olukord siis oligi, et päästsin nagu ära, ta veel pikalt köhis ja ma ei tea, mida ta veel seal tegi. Hiljem veel tänas mind. Aga jah, väike siuke uppumisest päästmine oli, mis oli ikka päris kurb. Mul hakkas väga kahju tast, aga ma praegu lõpetan. Selle asemel sinna hotelli minna, me siis härra tõi meid hoopis kuskile ilusasse pargilaadsesse kohta. Et ma näitan, no thank you. Ma ei taha jäätist. Ühesõnaga, me oleme hetkel nagu mingis pargialal ja siis me lähme sinna hotelli, kus me siis plaanisime minna, aga siis meie tuttav otsustas, et ta toob meid siis nagu kuskile ilusasse kohta nii-öelda. Me siis jalutame siin ja see on midagi väga ilusat ja me lihtsalt ei saa veel aru, mis see on, aga see on nagu, ma näen veevulinat või tähendab kuulen veevulinat, nii et vaadake, kui ilusad on Türgi kassid, no minge pekki, see ei ole normaalne. Me oleme for real mingis ägedas kohas praegu ja me ei oleks siia elu sees tulnud, kui meie vana tuttav poleks otsustanud meid siia tuua. Issand, kui
äge koopane piirkond ja ma kuulen kuskilt papagoi karjumist, nii et see on nagu väga põnev. Vaadake, kuhu meid toodi reaalselt, vaadake seda. See on nii ilus. Kui ma arvasin, et asi ei saa paremaks minna, siis sai. Siin on ka pardid. Siin on ka pardid reaalselt. No ja siin on veel kalakesed ka. Papagoi ka einestamas. See karjuski siin kogu aeg. Siin on veel üks angle teile kõigile. Nii ilus. Veel täna ma ei suutnud arvata, et ma saan kuskile sellisesse kenasse piirkonda enda jalaga astuda, aga nüüd siis on minul selline privileeg. Ma ei suuda ära tänada meie vana tuttavat, ma ei tea, miks ta seda meile üldse võimaldas, mille eest, aga noh, nii on. Oleme siin nüüd tükk aega juba kõndinud, varsti oleme juba väljapääsu juures ja siis me lähme vist veel täna kuskile restosse, mida meil jällegi ei olnud plaanis, aga enne seda käime ikkagi seal hotellis ära. Tulime mingisugusesse sellisesse kohta, mul on väike vesi ka, siin on nii palav. Ma pakun, et 30 kraadi ringis kindlasti. Me avastasime, vaata see kilpkonn kukkus juba ära või? Nüüd on ta siin. Üks läks ujuma, me avastasime kilpkonnad ka. Okei, noh, need jõudsid ka siia, ma pidin seda ka jäädvustama. Me läksime sealt nüüd ära ja nüüd me sõidame siis mingisugusesse restorani. Reaalselt kõlab nagu mega imelikult, et ma ise ka ei tea, kuhu me lähme, aga no tähendab nii pidi minema, selles mõttes, et tore väike sõidukene. Reis saab juba ülehomme läbi, nii et miks mitte siis üks päev kuskile minna ja midagi proovida ja vaadata. Homme on kindlasti terve päev ujumist ja praegugi sulpsataks, kui saaks, on ju. Et meil on nii palav. Tulime reaalselt põhimõtteliselt kuskile mägedesse restorani ja nagu muidugi veel ei tea, kuhu me täpselt lähme, milline see restoran on, aga no nida piirkonda lihtsalt, ümberringi on mäed. Me jõudsime siia söögikohta ja me istume nagu niimoodi maas, me istume maas ja kohe ma näitan, mis vaade meil on. Vabandage, ma ei tea, ma ei oska nagu midagi öelda. Sellist asja keegi oodata ei osanud. Väga lahe. Me tellisime endale kala, erinevaid kalasid. Ma mainin ka kohe ära, et need kõrvarengad siin on ka, me ostsime täna need mulle ja ma otsustasin, et lähen kohe nendega välja. Või no ma tegelikult ei otsustanud, vaid mulle anti need kõrva ja öeldi, et pane kõrva, pärast maksad. Aga jah, et ma ei tea, nagu näha, siis naeratan, ehk siis mul on tõesti väga hea meel. Meile tuli nüüd siis nagu mingi eelroa taoline asi. Siin on nagu salatit ja mingit sooja saia ja ma ei kujuta ette, mis asi see on. Ma ei tea, we are blessed. Toodi ka friikaid, mis on nagu päriselt head friikad. Just sõime kõik ära, kõik oli väga hea. Oleksime nagu sellise mõnusa kultuuri nagu elamuse saanud praegu. Ja toit oli ka selline türgipärane. Nüüd edasi me lähme mingi aja pärast, 30 minuti pärast umbes. Lähme siis lõpuks sinna hotelli, kuhu me siis tegelikult minema pidime. Aga see, mida me enne seda kogesime, on igati seda väärt. Nüüd me oleme juba tagasi enda hotellis, mitte selles hotellis, mis on siis meie jaoks nagu nostalgiline. Seal sai käidud, väga tore oli, tekitas mõnusaid koduseid tundeid. Kes mind jälgib Instagramis, siis tegelikult seal ma natukene näitasin. Soovitan teil ka mind jälgima hakata. Ma teen ka loosimängu, kui mul täitub 1000 followeri, nii et igati motiveerin teid mind jälgima. Üleüldiselt tänane päev oli teistsugusem, harukordsem ja absoluutselt nagu nii hea. Ja homme on siis laupäev, meie viimane täispäev, ehk siis tuleb võtta viimast, tuleb ujuda, ma ei tea, mida iganes nautida. Tere hommikust jällegi, täna on siis laupäev ja ma suundun hommikusöögile.
ma üleüldiselt ei ole eriline hommikusöögi inimene, aga siin kuidagi on see, et ma ei tea, ikka võtan natukene. Ütleme niimoodi, et kurb on jah, aga ei ole enam nii kurb, sest minu ajuke on jälle programmeeritud teatud mõttele, mida ma avaldada vist ei taha. Aga iga aasta, kui ma tulen reisilt, siis mul on üks ja sama mõte. Ja kui see ikka niimoodi kogu aeg on, siis võib-olla tuleb see teoks teha. Okei, ma olen jälle siin, ma käisin hommikusöögil ära ja nüüd ma lähen randa, aga ma lähen üksi praegu, sellepärast et mu vanemad lähevad, ostavad veel paar mingit asja. Minul ei ole Bolti kaasa sõita. Me oleme praegu lõunatamisega poole peal ja praegu muutus ilm väga järsult, väga huvitavaks. Nimelt tundub, et võib-olla tuleb vihma, võib-olla ei tule vihma, aga tuul on küll väga tugev ja ma usun, et selle võrra on meri ägedam. Nii et peale sööki lähme kohe, kasutame võimalust, ujume. Siit ei tundu nagu mitte midagi, aga vaadake, tuul on küll tugev. Tulime enda numbri tuppa, sest meil on täna kell 8 Itaalia restoranis reservatsioon. Üks lahe asi, mis nüüd juhtus, on see, et siin hakkas natuke vihma sadama ja tegelikult Türgis seda suvel ja septembris ja niimoodi väga ei juhtu. Ja see oli väga mõnus, sellepärast et ma ei tea, mulle meeldib vihm, aga mulle meeldib vihm, kui on soe kliima ja siis saab nagu selle sees käia, mitte selle eest ära joosta. Vaatasin ka meie infot väljalennu kohta, mis homme siis on. Esiteks 19:40 võetakse meid hotellist peale ja 23:30 on meil juba väljalend. Mulle tegelikult vägagi meeldib see, sellepärast et me jõuame umbes natuke peale 3 jõuame Eestisse ja siis mul on vaja juba ärgata umbes 7:30 äkki, et ma jõuaksin kooli. Ja mul on esmaspäeval juba kool. Ma ei oska hetkel midagi lisada. Mu vanemad käisid shoppingul, eks ju, nagu ma ütlesin. Ja midagi nad ostsid mulle ka. Kui on midagi põnevat, siis ma näitan, aga kui ei ole, siis ma ei näita. Nagu juba öeldud, siis ma ütlesin, et ma näitan, kui on mida näidata. Nii et ma siis näitan. Nii armsad kingitused ema poolt. Esiteks, ma sain endale mõnusas koguses valgeid sokke. Minu jalanumber on 35, aga need on 36–38, sellepärast et üldjuhul lihtsalt ei ole minu jalanumbril täpselt õiged numbrid, aga 36 läheb kindlasti väga hästi jalga. Siis kohe näitan ära, ma üritasin varjata siin külje peal, aga sellised ägedad, nagu täiesti teistsugused sellised imeliku kujuga kõrvarõngad. Tegelikult ma kannangi väga palju sellist nagu võib-olla natuke teistsugust ja selliseid suuremaid ja igasuguseid, aga need on mega lahedad. Kui juba kõrvarõngaste lainel oleme, siis mõtlesin, et ma näitan ka sellised. Praegu on ju populaarsed need mingid trendikad, eks ju, nagu tilgad. Ühes klipis ma ju näitasin, et mul olid sellised tumedad, tugevad rohelised. Nüüd on mul siin sellised rohelised ja sellised kuldsed on mul olemas, nüüd on mul ka hõbedased. Mul on nii hea meel, sest see uus disain on minu arvates täiega hea. Mul oli vaja tegelikult sellist kõige basikumat nagu tube topi, aga sa võtad paelad ära ja siis on ikkagi nagu tube top. Seda mul jällegi tööasjus vaja. Ja siis väga ilus jällegi. Minu lemmikvärv on roheline ja kõik rohelised asjad alati teevad mind väga rõõmsaks. Sellise maikalaadse rohelise ilusa. Ma vaatan, et ta on suhteliselt tõetruu sellele, mida ma siit praegu näen. Et see värv on umbes selline. Näitan igaks üks close-upi ka kõrvarõngastest. Sellised täiesti omamoodi, aga need on nagu selles mõttes väga minulikud. Need sobivad mulle väga hästi. Vähemalt ma olen veendunud ja kui juba mina nii arvan, siis teiste inimeste arvamus ei olegi enam nii tähtis. Ja see on tegelikult väga hea mõtteviis, millega me kõik peaksime elama. Ja jälle ma olen siin samas, aga täna on siis viimane päev ja me just kolisime oma numbritoast välja. Kell 12 pidi seda tegema. Meil on reaalselt buss on 19:40, aga me hoiame oma asju siis spaas, et me saaksime seal veel pesta peale randa, peale viimast rannaskäiku. Tegelikult see vlog on nagu põhimõtteliselt lõppemas. Kui kellelgi on tekkinud küsimusi seoses reisimisega,
siis kirjutage kindlasti kommentaaridesse. Ma olen päris mitmeid kordi juba reisinud, Türki reisinud, Egiptusesse reisinud, mujal olen veel reisinud, mul lihtsalt ei tule see koht meelde praegu. Ja kui teil on küsimusi, siis alati võib mulle kommentaari kirjutada. Ja kui see on normaalne küsimus, siis ma alati vastan. Ma olen nüüd taas Tallinna lennujaamas ja sellega võib lugeda selle vlogi ja terve reisivlogide seeria lõpetatuks.